Lõpuks ometi on jõulud, siis saab kingitusi. Aga kui vanaema veel elas, siis ta luges alati meelt sel vanast piiblist lugu ette. Aga ega ma sellest kõigest aru kah ei saanud. Anni! Anni! Kes see räägib? See vist ei olnud päriselt. Kuule sina, sa oled ju Anni. Palun aita mul jõulud päästa. Kus sa oled? Ja kes sa üldse oled? Mina olen see laps siin sõimes. Ma vajan su abi. Jõulud on ohus ja armastus on samuti ohus. Inimesed on mind unustanud ja nad ei pane ka üksteist enam tähele. Jõuludest on saanud aasta kõige kiirem ja rahutum aeg. Palun, aita mul jõulud ära päästa. Aga puust kujuksed ju ei räägi. Sa kuuled mu häält oma südames. Kas sa saad mind aidata? Aidata? Kuidas? No jõulude päästmisega. Jõulud on toredad, siis saab kingitusi. Kas sa arvad, et see ongi jõulude mõte? No, mis siis veel? Jõulud on armastuse püha. Aga keegi ei mäleta seda enam. Varem rääkis sellest sulle vanaema ja luges jõuluõhtul alati piiblist jõululugu. Sa mõtled see vana raamat seal riiulis? Just see. Palun, too see siia ja loe, mis päriselt juhtus. Siis saad teada, miks on jõulud nii erilised. Ja mõtleme, kuidas sa saaksid mind aidata. Jeesuse sünni ettekuulutus. Aga 6. kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi oli Natsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Rõõmusta sa armu leidnu, issand olgu sinuga. Maarja oli vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada, ja ingel ütles talle: Ära karda, Maarja, siis sa oled leidnud armu Jumala juures ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni ja ta valitseb kuningana Jaakopi suu üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu. Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal. Seepärast süütaksegi püha, kes sinust sünnib, Jumala pojaks. Vaata, siin on issand teenija. Sündige mulle sinu sõna järgi. Kas sina oledki see sama Jeesus, kellest siin räägitakse? Jah, mina see olen. Aga sul pole ju isegi riideid seljas. Kas sul külm ei hakka? Ja sul pole korralikud voodidki. Kui sa edasi loed, siis sa saad aru. Ma tegin seda, sest ma armastan inimesi. Jeesuse sünd. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Natsaretist üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja Pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. No on ikka käsutaja küll see keiser, ise lõsutab seal oma lossis ja Maarja peab oma suure beebikõhuga mööda ilma ringi kolama. Loe edasi, siis sa mõistad. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama.
ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Kas siis mitte kellegil polnud teie jaoks ruumi? Tänapäeval pole see sugugi teistmoodi. Mida sa sellega mõtled? Inimesed on mind unustanud ja nende südamed on külmad. Ma ei tea miks, aga ma tunnen ennast sinu lähedusest nii hästi. Aga see ongi armastus. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Mis tähendab õitsil? Õitsil tähendabki, et nad hoidsid öösel oma karja. Karjased olid tol ajal kõige vaesemad ja ometi kõige rikkamad. Ma ei saa aru. Loe edasi, siis sa mõistad. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga, aga ingel ütles neile. Ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teil on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Kuid ma arvan, et ma nägin vist und. Kuule, Simon, näpista mind. Ai, see oligi päriselt. Mina nägin seda ka. See oli ingel. Ta ütles, et päästja on sündinud. Mida see tähendab? Kui sünnib päästja, siis lõpeb pimedus ja kurjuse aeg. Mu isa on sellest rääkinud. See pidi juhtuma Betlemmas. Päästja on uus kuningas. Aga milline kuningas sünnib looma laudas ja magab sõimes? See, kes ei tule võimuga, vaid armastusega. Ta sündis vaeste hulgas. Ta sündis ka meile. Jumal saatis kellegi, kes on just nagu meie. Lähme ja otsime selle lapse üles. Ma võtan talle kannupiimu kaasa. Ma arvan, et tal on seal sõimes vist külm. Ma võtan talle selle nambanaha kaasa. Sellega on hea soe ja pehme. Ma võtan leiba. Ta vanemad kindlasti rõõmustavad. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Kas sa nüüd mõistad? Karjased olid esimesed, kes kuulsid minu sünnist ja tulid minu juurde. Nad kandsid rõõmusõnumi maailma. Nende kingitused olid väga erilised, sest need olid tehtud armastusega. Mida see lugu tänapäeval tähendab? Ja miks nad on selle ära unustanud? Ja miks nad teevad ainult endale kingitusi ja unustavad Jeesuse? Ma ei toonud rahu ja rõõmu mitte ainult karjastele, vaid kõigile inimestele. Sellepärast ma pidingi sündima loomalaudas, et igaüks julgeks mu juurde tulla. Minu juurest saavad kõik rahu ja lootust. Ka sina, Anni. Aga kuidas teised inimesed sellest teada saavad ja kuidas üldse jõulusid päästa? Jõuluime sünnib seal, kus inimesed avavad oma südame ja hakkavad uskuma, et armastus võib muuta maailma. Seda imet vajab tänapäeva maailm samamoodi, nagu tol esimesel jõuluööl. Vanamaa rääkis ka kogu aeg, et päris jõuluime sünnib südames. Just,
igaühe südamest saabki jõuluime alguse. Väikeste heategudega saab teha suuri muutusi. Nüüd ma tean, mida me peame tegema, et jõulusid päästa. Me peame üksteisest hoolima, andestama ja aitama.